oleme Veneetsia kindluses. Vähemalt meie arvame, et oleme. Või siis on hoopis Veretimno kindlusega tegemist. Samas seal nagu muid kindlusi ei olnud selles linnas kui Veneetsia oma. Jõudsime kindlusel kuskile ülesse. Nüüd ei julge alla vaadata. Siit. Aga siin väga kõrge ei olegi. Meie auto on pargitud sinna. See 3. juuni sealt keskelt. Hullud ronivad igale poole. Me vaatame edasi. On siin midagi põnevat. Jõudsime Irakleiose turule. Närvid on rämedalt läbi parkimisest ja liiklusest ja kõigest. Ja ma ei kujuta ette, et peaks veel shoppama tunde. Pead kõigest sodi kokku ostma ingritest sõrmuse ja ma ostsin mütsi. Oia. On siia kuskile panna raha. See on kaunis, väga kaunis. Oleme Veneetsia purskkaevu juures. Iraklionis. Purskkaevul on mingi story ka, aga meil ei jää seda hetkel üles. Nii et lihtsalt purskkaev siis hetkel. Sente siia vist ei panda ja meie ka ei pane. Tupsuke ehitasin maja sulle. Maja nimi on Aios Tiitos ehk Püha Tiitos. Ma siis ootan oma maja. Tegemist on sadamaga Irakleios ja Veneetsia arsenal, kus parandati laevu kunagi. Tänapäeva neid pannakse sinna puustpaate parandada, kalapaate. Neid siin siis avisti. Ja see oli seal on veel mingi nimi Veneetsia kindlus. Lähme nüüd vaatame, mis seal põnevat on. Peale tunde kõmpimist pealinnas heitsime Starbucksi, Ice Mocha ja Ice Latte, kes palav on. Ja nüüd lähme autot otsima jälle kord, et minna Knossusele. Knossos jõudsime kohale. Ma ei oskagi nüüd midagi öelda. Pakuti giidiga tuuri, mis võtab 1,5 tundi aega. Vaatame, kaua me üksi see läbi jalutame. Ei usu, et läheb üle 1,5 tunni. Sir Arthur Evans, tema avastas selle koha, arheoloog Inglismaalt vist. Kui midagi muud Knossusel ei ole, siis on siin paabulinnud vähemalt. Spetsiaalselt emmele. Näitab on seda osa siit. Terve Knossus on täis selliseid kanalisatsioonisüsteeme ja ma nüüd ei ole kindel, kas see konkreetselt on kanalisatsioonisüsteem, aga igast siuksed augud on küll. Ma eeldan, et need on kanalisatsioonisüsteemid ja Knossus on 4000 aastat vana. See tegesid on ühtensä 2000 aastat enne Kristust. Iiris kõik need lossid, mis on veerand selle suurusest, on vanad umbes 600-700 aastat, väidab Ingrid. Ja seal on augud läbi korruste, kust lased alla. Et arenguruumi on kõvasti veel ka tänapäeval iirlastel. Nagu oli ka sel ajal.